Lihtsustame järgmise irratsionaalavaldide. Alustame sulgudest, seega esimesena teeme siis ära selle lahutamise. Nagu ikka oleks vaja leida siin ühine nimetaja ja esimese murru lugejas tunneme ära siis tegelikult seal peidus oleva ruutude vahevalemi ehk ta tegurduks kujul ruutjuur x miinus 1 ja ruutjuur x pluss 1 korrutisena. Nüüd on meil näha kohe, et teise murru nimetaja on siis üks nendest olemasolevatest teguritest, seega laiendajaks tuleb talle siis ruutjuur x miinus 1 ja esimesele liikmele meil laiendajat vaja ei ole. Ja saame murru lugejasse x miinus ja nüüd korrutame ruutjuur x-iga läbi ruutjuur x korda ruutjuur x ehk ruutjuur x ruudus annab x-i ja ruutjuur x korrutame 1-ga annab meile ruutjuur x-i ja miinus annavad siis kokku märgi pluss. Nüüd x-id koonduvad ära ja lugejasse jääb siis ruutjuur x jagatud ruutjuur x miinus 1 korda ruutjuur x pluss 1-ga. Nüüd sulgudes tehe on sooritatud ja järgmisena võtaksime ette jagamise. Meil oleks vaja siis jagada saadud avaldis murruga ruutjuur x kuubis jagatud x pluss 1-ga. Kuna me teame, et jagamisel teisel murrul tuleb võtta pöördväärtus ehk murru lugejasse tuleb siis x pluss 1 ja murru nimetajasse on ruutjuur x kuubis. Me võime kohe lihtsuse mõttes praegu tuua siit x kuubil juure alt välja ehk ta avaldub kujul x korda ruutjuur x. Ja nüüd on võimalik siis ruutjuur x-id ka ära taandada ja jääb meile tulemuseks x pluss 1 murru lugejasse ja murru nimetajasse x korda ja tegelikult pole enam mõtet nii pikalt välja kirjutada, kirjutame selle esialgse valemi kuju uuesti. See on siis nüüd jagamistehe. Nüüd liigume edasi. Saadud avaldis korda x miinus 1, nii tuleb liita avaldisega 1 jagatud x. Murru ühise nimetaja murdude liitmisel on siis ühiseks nimetajaks x korda x miinus 1 ja esimesele murrule laiendajat vaja nagu näha ei ole ja teise murrule siis x on olemas ja tuleb lisada x miinus 1. Ja nüüd lugejasse jääb siis x pluss 1 pluss x miinus 1 ja siin siis ühed koonduvad ära, jääb meile 2x jagatud x korda x miinus 1-ga. Nüüd on võimalus veel x-id ära taandada ja jääb meile lihtsustamise tulemuseks 2 jagatud x miinus 1-ga. Märgime selle siia lõpptulemusse ka. Nüüd ülesandes on edasi vaja meil leida selle avaldise väärtus juhul, kui x võrdub 9. No kui x võrdub 9, siis saame tulemuseks 2 jagatud 9 miinus 1 ehk 2 jagatud 8-ga, see on 1/4. Nüüd, kuidas siis veenduda, et saadud lihtsustamise tulemus on õige? Ega muud ei olegi, võtame selle sama x-i väärtuse 9, paneme esialgsesse avaldisse x-i asemele ja kontrollime, kas on meil samuti tulemuseks saada siis 1/4. Ja teeme seda. 9 jagatud 9 miinus 1 miinus ruutjuur 9 jagatud ruutjuur 9 pluss 1 ja see on siis nüüd jagatud ruutjuur 9 võetud kuupi, võime ta niisugusele ka kujule kirjutada 9 pluss 1 pluss 1/9. Nüüd sulgudes on siis 9 jagatud 8-ga ehk 1/8 miinus ruutjuur 9 annab meile 3, murru nimetajas 3 pluss 1 4
jagatud ruutjuur 9 on 3, 3 ruudus on 27, 9 pluss 1 on 10, pluss 1 üheksandik. Nii, nüüd oleks vaja meil siis veel selle saadud tulemuse väärtus leida. Ja läheme siit siis edasi. Kõigepealt sulgudes siis teeme selle siit eraldi ära 1 kaheksandik miinus 3 neljandikku. Saame omale tulemuseks siis 1 ja ühiseks nimetajaks 8, siia laiendajaks 8 jagatud 4-ga 2 ja 1 miinus 6. Laename siit nüüd ühest ära, 1 pluss 8, 1 korda 8 pluss 1 juurde, see on siis 9 miinus 6 jagatud 8-ga ja saame 3 kaheksandikku. Nüüd järgmisena tuleks siis see 3 kaheksandikku jagada 27 kümnendikuga. Paneme need murrud ühisele murrujoonele ja jagajal võtame siis pöördväärtuse. Saame 3-ga taandada, siin saame taandada 2-ga ja saame, et selle jagatise tulemuseks 1 korda 5 on 5 ja 4 korda 9, 36, 5 36. Ja nüüd viimasena liidame siis 5-le 36-ndikule juurde 1 üheksandik, ühise nimetajana 36, teisele murule laiendajaks 4 ja 5 pluss 4 annab meile 9, 9 36-ndikku, mis annabki taandades 1 neljandik. Ehk oleme saanud oma avaldise väärtuseks 1 neljandik ja veendunud, et tõepoolest saadud tulemus oli õige.